taotlus Tervisekassa tasu vähendamiseks, eelmise operaatori SIM-kaardi pikendamine, muidu mu praegune SIM-kaart lakkaks töötamast. Väga lihtne asi, see on tasuta, tuleb ainult üks dokument allkirjastada. Mind on viimase aasta jooksul helistatud igasuguselt numbritelt, politseist, pangast ja kõik need tavaliselt numbritelt. On olnud ka kõnesid teemal, et sattusin autoõnnetusse, aita mind. Kõige viimasem oli kõne Eesti Energiast, kus öeldi, et mu elektriarvesti tuleb välja vahetada ja küsiti, millal ma kodus olen. Aga mis siis peaks toimuma, ma ei tea. Need on kõik teemad, mida ma veel mäletan. Viimane selline kõne juhtus alles eelmisel nädalal. Kuidas kindlaks teha, et see on pettus, lihtne reegel. Suured Eesti ettevõtted ei helista sulle vene keeles ega küsi isiklikke andmeid. Tere Estonian podcasti kuulaja. Need pettuskõned toimivad päris tihti, aga see, mis minuga eelmisel nädalal juhtus, oli vist midagi erakordset. Eelmisel esmaspäeval saatis mulle üks Ukraina naine LinkedInis connection requesti. Täiesti tavaline asi, ma olen seal aktiivne tööotsija ja inimesed aeg-ajalt lisavad mind sõpradeks. See oli esmaspäeval. Teisipäeva lõunapaiku sain kõne. Keegi rääkis, et mul on kodus mingi vana elektriarvesti, mis tuleb välja vahetada. Ja see inimene küsis, millal ma kodus olen, et nad saaksid tulla seda tegema. Sellistel juhtudel ma lihtsalt räägin kohe eesti keeles ja vähemalt mu kogemuse järgi lõpeb kõne selle peale kohe ära petturid, mis muud. Siis ma läksin jõusaali, hakkasin harjutusi tegema ja sain äkki sõnumi LinkedInis. See sama Ukraina naine mulle kirjutab ja seal oli kirjas midagi sellist. Tere päevast. Aitäh, et võtsite vastu mu kutse. Hetkel otsin värbajad, et alustada koostööd vabakutselise alusel. Mul on klient, kellele on vaja kõnekeskuse juhti. Nõudmised on üsna spetsiifilised. Kandidaat peab valdama eesti keelt vabalt, kuid töökoht asub Užgorodis, Ukraina. Ettevõte katab täielikult kolimis- ja elamiskulud. Tingimused on suurepärased, $500 nädalas pluss 20% tehingutelt. Kas teile oleks huvi selle pakkumisega tegeleda? Meie omalt poolt pakume $500 positsiooni täitmise eest. Makse toimub kohe pärast seda, kui kandidaat on tööle asunud. Kui ma seda lugesin, olin üsna segaduses. Mõtlesin, et $500 preemia värbajale on küll kahtlaselt väike ja kes üldse läheks Eestist Ukrainasse tööle, tänapäeva Ukrainasse vähemalt ja eestlane sellise palga järgi. Jätkasin siis oma harjutusi, aga siis tuli mõte, issand jumal, kõnekeskus Ukrainas, protsent tehingutelt. Miks ma nii loll olen? Ma olin natuke šokis ja vastasin viisakalt, et loobun ja just täna sain kõne sarnasest kõnekeskusest. Vastaseks sain. Aitäh vastuse eest. Ma sain teist aru. Töö tõesti on oma eripäradega. Pakun, et jätame tulevikuks ühendusse. Kui teie olukord kunagi muutub, oleks mul hea meel vestlust jätkata. Soovin teile head päeva. Nonii, väga huvitav, mis ta mõtles eripäradega, on ju. Siis mõtlesin, et võib-olla keegi teine tahaks teada, kuidas sarnased tööpakkumised ja üldse terve süsteem töötab. Panin selle kuulutuse Eesti Redditisse ja paar päeva hiljem nägin seda ühes kollases uudiste
ühel kollasel uudiste veebisaidil nad olidki kirjutanud sellest artikli. Redditi see artikli all kommenteerisid inimesed, et ma peaksin politseisse pöörduma. Noh, ma ei tea, mis maailmas või riigis nad elavad ja kas nad ise on seda kunagi teinud. Olen seda küll juba varem teinud, olen vähemalt korra helistanud panka ja vähemalt korra politseisse, et rääkida sellistest pettuskõnedest ja pettusmeelidest ja nende skeemidest. Vastus on või oli alati sama. Aitäh, et teavitasite. Väga hea, et helistasite. Ilusat päeva teile ja kõik. Kokkuvõttes, varsti hakkavad petturid rääkima täiesti korralikku eesti keelt ka. Nii et isegi kui nemad seda oskavad, sina võiksid ka küll seda osata. Aitäh kuulamast.